Ühel tavalisel õhtul, kui poodi sisenesid hilised kliendid, lendas sinna või õigemini eksis sinna ära üks metslind. Ta püüdis seda tuvit, süüa tahtis. No ja just tuligi meile siin. Tuvi ta ikka tappas. No ja siis tuli siia ja ehmatas ära. Ja hakkas niuke suur stress ja šokk ja siis ta lendas sinna nii palju siin seda perje, как perje. No kuidas seda? Sulgi. Ja oi, nii palju ta ehmatas vaena, nii ehmatas. Ja pärast ta läks peidusse sinna, ta leidis endale seda kohta, kus ta peab peidus olema. No ja läkski niimoodi. Aga kas teie tööta ka nagu häiris ja ostjaid? Jaa, hirm oli. Väga hirm. Ta pikeeris nii nagu. Kahju teda oli ka, väga kahju. Kui poeuksed kinni, saabus kohale ka peremees, kes koos abilistega hakkasid šokis kanakulli päästma. Aga et seda teha, tuli mõned letid ja kaubad eest ära tõsta. Aega läheb, aga asja saab. Ja eks ole see poele kasulik ka, saab üleliigsest tolmust lahti. Pärast suurt rassimist saadakse hirmunud metslind siiski kätte ja pole ta nii hirmunud näoga midagi. Tuli temagi ju sööki tagajades eksikombel poodi, aga jäi sinna lõksu. Julged poetöötajad koos peremehega lasid mõne aja möödudes kanakulli vabadusse. Loodame, et kanakull suures õhinas ei lenda kuhugi teise poodi. Oled üksi sellel, sa ei maga sellel. Sulle näib, et sul lõhkemas rind. Süda nutab, sest teab, sind ta nägema peab, meie õnne